Ma tegin kiire Ctrl F riigihangete seaduses ja üritasin leida sealt sõna hoolsuskohustus. Ma leidsin paragrahv 140 lõikes 2 mõiste hoolas hankija. Aga samas riigihangete seaduse kommentaaride märksõnastikus oli hankija hoolsuskohustus täitsa olemas. Et ma hakkasin mõtlema, et ainuke järeldus saab siin olla see, et kohtud on selle hoolsuskohustuse kuidagi Euroopa Liidu õigusest tuletanud. Et Kadri Härginen on siin kirjutanud isegi doktoritöö selle kohta, mis mulle kui erialavälisele inimesele annab mõista, et nende kohustuse hulk ei ole siis kas triviaalne või nende õiguslik olemus võib olla siis isegi ebaselge. Et mida olulist siis on uutes RHS kommentaarides nende hoolsuskohustuste kohta öeldud ja kas kohtud on siin vahepeal hoolsuskohustusi juurde tõlgendanud? Ja, ei tundu nagu erialaväline inimene, sest küsimused on väga õigustatud ja spetsiifilised, et mina tegin ka siis Ctrl F ja vaatasin, et kui palju on hoolsuskohustused meie kommentaarist räägitud, sest tõsi on, et seadus ja direktiivid ei maini hankija hoolsuskohustust ega ka pakkuja hoolsuskohustust. Aga mina avastasin hoopis sellise huvitava aspekti, et meil on meie enda kommentaarides on pakkuja hoolsuskohustusest räägitud märksa rohkem kui hankija omast. Võib-olla see hankija hoolsuskohustus on iseenesestmõistetavus, mistõttu sellele ei peeta nagu vajaliks väga palju peatuda, aga pakkuja hoolsuskohustusest räägitakse palju. Sellepärast, et kohtud on rääkinud väga palju pakkuja hoolsuskohustusest, mis tundub mulle kõik väga imelik. On tõsi, et hankijal on teatav hoolsuskohustus riigihangetes, sest hankija on kohustatud subjekt. Eks ole, riigihangete seaduse normid on suunatud hankijale. Hankija vastutab selle eest, et ta korraldab normaalse hankemenetluse ja kui ta seda ei tee, et siis kõik need tagajärjed juhtuvad hankijaga. Eks ole, et kui ta ikkagi ei ole teinud RHS-ile vastava riigihanke alusdokumente või otsuseid, et siis sellisel juhul võib juhtuda, et tema otsus tunnistatakse kehtetuks või et tema hankedokument palutakse valitsuskomisjoni poolt viia riigihangete seadusega vastavusse või näiteks tuleb Rahandusministeeriumi järelevalve või tuleb veel hullem finantskorrektsioon või kriminaalõiguslik vastutus või hange nurjub. Aga see näitab meile, et hankija on kindlasti nagu kohustatud subjekt ja peab olema hoolas. Tema peab järgima riigihangete seadust. Ja miks? Sellepärast, et riigihangete seadus baseerub riigihangete direktiividel ja riigihanke direktiivid tulenevad 4 põhivabadusest ja selle mõtteks on see, et luua ühtset vaba siseturgu. Nii et selles mõttes hoolas hankija peab tagama seda ühtset vaba siseturgu oma riigihangetega. Et sellest poolest ma saan aru, sest hankija hoolsuskohustusest ma saan aru. Mis on mulle nagu natuke müstilisem ja arusaamatum. Võib-olla lihtsalt sellepärast, et ma ei saagi aru, et ei küündi, on pakkuja hoolsuskohustus. Ja kui vaadata kohtupraktikat, siis me näeme tõesti rida lahendeid. Just üleeile sain ühe sellise, kus on jälle pakkuja hoolsuskohustus ja siis seal viibutatakse pakkusõnas, et sa olid hooletu, oleksid pidanud olema hoolsam. Need on alati head asjad, mida öelda õiguses ja üldse elus, et oleks pidanud tegema paremini. Et ometigi hoolsuskohustust ju vähemalt sellisest tava Eesti õiguse mõistes pakkujale ei ole. Et hoolsuskohustus on midagi, mis on selline hoolsuse käibe kohustus, millele peaks vastama siis ka selline õiguslik vastutus ja vastaspoolel mingisugune nõudeõigus peaks korrespondeeruma. Et seda ei ole riigihangetes. Et kui pakkuja on hooletu, et siis tema vastu ei esitata nõudeid. Et halvim, mis saab juhtuda, on see, et ta jääb ilma sellest lepingust, sest et tema pakkumus lükatakse tagasi. Kas ma närin tähti, et kas tegemist on ainult mingisuguse terminoloogilise nüansiga, mis huvitab õigusteadlaseid? Et tegelikult mitte, et see on sisuline küsimus, sellepärast, et sellele pakkuja hoolsuskohustusele tuginevad kohtud ja hankijad väga meelsasti selleks, et õigustada pakkumuse tagasilükkamise otsuseid. Siis, kui pakkuja on olnud hooletu ja teinud mingi vea. Et kui pakkuja teeb mingi vea riigihankes, kus sul tuleb 100 dokumenti esitada ja 17 vormi ja lugeda mingit tehnilist kirjeldust, kuhu on peidetud mingisuguseid nõudeid sisse, et alati viga võib öelda, et on inimlik eksimus, on hooletus. Jah,
mis siis? Et Riigikohus on ammuilma öelnud, et inimlikke vigu riigihangetes ei ole võimalik vältida. Nii nagu ei ole võimalik inimlikke vigu vältida, ma ei tea, näiteks kohtutöös või hankija omaenda töös. Et juhtub. Et küsimus ei ole selles, et kas pakkumus tuleb tagasi lükata, et kas vigane pakkumus on mängust väljas, lihtsalt sellepärast, et pakkuja on rikkunud mingisugust hoolsuskohustust. See on minu arust asjakohatu kaalutlus selles küsimuses. Tegelikult tuleks mõelda üldpõhimõtete valguses. Meil on tüüpiliselt on kaks kollideeruvat nagu väärtust, mis põrkuvad. Üks on võrdne kohtlemine, sest tõesti peaks ju olema niimoodi, et ei saa pakkuja pärast pakkumuste esitamise tähtpäeva hakata oma proovitööd tegema. Et ta peab ikka tegema teiste pakkujatega samas olukorras ja samal ajal. Et ajapikendus on ebavõrdne kohtlemine ja võib-olla, kui teistel pakkujatel oleks ka rohkem aega, on näiteks neid parema proovitöö. Et siin sellises olukorras ilmselt prevaleerib võrdne kohtlemine. Mõnikord jällegi on see teine väärtus, mis on proportsionaalsus. Et isegi kui on mingi inimlik viga juhtunud, siis me peaksime mõtlema, et kas on proportsionaalne see pakkuja sellise vea tõttu sellest hankest eemal jätta. See peaks olema see nagu põhimõtteline lahenduskäik, kuidas näiteks kohtud lahendavad neid vaidlusi või kuidas hankija mõtleb, et kas ta annab võimaluse see inimlik viga seal pakkumuses parandada või mitte. Ma näen iga nädal lahendeid, kus kergekäeliselt visatakse pakkuja välja, sest ta on rikkunud oma hoolsuskohustust. Ta on olnud hooletu. Et oleks pidanud olema hoolsam. Eks ole, seda on kogu aeg sellest parastamist. Ja mis tulemus on? Et tulemus on see, et mingisugustel marginaalsetel, ebaolulistel põhjustel see pakkuja jääb mängust välja, võib-olla tema pakkumuse 100 000, 200 000 eurot soodsam, kes selle kinni maksab. Et selle maksan kinni mina ja teie ja teised maksumaksjad. Ja sageli ka niimoodi, et kui meil on hinna kvaliteedi suhe, siis see kõige kvaliteetsem pakkumus kukub välja, sellepärast, et jäi mingisugune tõend esitamata, mis ju nagunii on sellel pakkujal olemas. Ehk see hoolsuskohustus mulle tundub natuke eksitab hankijaid selle väga tähtsa otsuse tegemisel, sest see on tegelikult uskumatu, kui palju vigu riigihangetes ette tuleb hankijatel ja pakkujatel. Ehk ma ootaks sellist liberaalsemat suhtumist vigadesse ja seetõttu sõnad loevad ja kontseptsioonid loevad, et kui me räägime hankija hoolsuskohustusest, siis jah, hankija vastutab nende vigadest, mis ta hankes teeb. Ja kui me räägime pakkuja hoolsuskohustusest, siis me peaksime hoolikalt mõtlema, et miks see on oluline.